Meil on teile teadaanne. TPT filmifestival tuleb taas ning juba 3. korda. Registreerimine on juba alanud ning kestab 1. veebruarini aastal 2018. Teie töid hakkab hindama oma ala professionaalidest koosnev žürii ja kaalõhtu toimub 5. aprillil Kinosartis. Kasuta ka sina võimalust näidata oma tööd laiale vaatajaskonnale ning saada see meile. Filmifestivali peaauhinna paneb välja Overall ja ametlikuks meediapartneriks on TV3 Play. Näeme filmifestivalil! Minuga siin stuudios liitunud TPT filmifestivali meeskonna üks esindajatest, kelleks on seekord Brita. Ahoi Brita! Räägi mulle palun, kuulsin, et olete siis järgmise aasta festivali organiseerimisega juba algust teinud ja seda juba vist septembris, kui ma õigesti aru sain, et miks nii vara? Et kuna meil on festival juba läinud nii suureks, siis me otsustasime, et me alustame vara ja meil on vaja teha mitmeid ettevalmistusi, et meil ilusti kõik õnnestuks. Ja me tahame, et meie filmifestival oleks hästi nagu korraldatud ja et see läheks hästi. Kas tohib küsida, milliseid ettevalmistusi juba praeguseks hetkeks tehtud on? No näiteks me oleme otsinud sponsorid ja sealhulgas oleme leidnud ka meil peasponsorid, kelleks on Overall. Ja lisaks näiteks meil sponsoriteks Apollo, Tallinna Linnateater ning CC Fotostuudio ning meediapartneriks oleme saanud siis TV3 Play ning samuti me teeme koostööd noortebändi konkursiga, mille esineja meil tuleb siis juba 2 aastat järjest Gaalaõhtule esinema. Väga cool. Kus kohas siis seekord Gaalaõhtuga aset leiab, kas toimub see taas kord Tallinna Teletorni kinosaalis või on Soolas mõni uus äge paik? Me otsustasime meeskonnaga, et me kolime ja me kolime siis Solarise tagaosas Artisi kinno. All right. Viimases küsimuseks sinule siin täna oleks siis see, et mis ajani ning mis kategooriates üleüldse saaks siis filmifestivalile end registreerida? Registreerida saab 1. veebruarini ja tööde tähtaeg on 6. märts, ehk nagu 6. märtsiks peab esitama oma tööd ära. Ja siis esitada saab töid näiteks sellises kategooriates nagu dokumentaalfilm, sketš, muusikavideo, mängufilm ja animatsioon. Ja kindlasti on oluline see, et ühe filmi pikkus tohib olla maksimaalselt 15 minutit. Olgu, suur aitäh sulle stuudiosse tulemast ning siinkohal, lugupeetud filmihuvilised, kindlasti registreerige oma toodang siis osalema seekordsel filmifestivalil. Rohkem infot on saadavat siis Facebookist ning ka festivali iseenda kodulehelt. Ning siinkohal vaatame ära õpperühma MM15 sketši, mis kannab nime Alati saab jopega klassi. Run. Suitse ette? Jah. Nüüd on aeg jõudnud õpilas- ja õpetaja mängu juurde, mis toimub meil seekord siis juba nagu mainitud uues formaadis ning uues formaadiks on Kuldvillak. Meil on laual 3 teemat. Esimeseks teemaks on meedia, teiseks teemaks on energeetika ja automaatika ning 3. teemaks on vaaria. Võistkonnad on meil nii nagu juba kombeks kujunenud, siis 2 õpetajat versus 2 õpilast ja küsimuste küsimine tabelist käib siis meil nii, et näiteks meedia 30 palun. Ning õpilased ja õpetajad, kas olete valmis? Ma avasin, et küsimused jäid maha, võtan need kähku.
palun. No, võtame meedia maksimumi. Meedia 500. Röövlirahnu Martin ja klassi kokkutulek režissöör. Õpilased, kas on vastust? Kes on Rene Vilbre? Õpilased, palun teema. Tarkvara 200. Arvutis on selle ülesandeks protsesside juhtimine ja sünkroonimine. Kahjuks ei. Õpetajad? No, ilmselt te tahate vastuseks protsessorit, mis ei ole küll päris õige, aga peaks käima küll. Mis on protsessor? Vastuseks on, mis on kernel? Jah, okei, see on parem. Nii, õpetajad. No, punkte saab. Ei, võtame maksimumi, siis nad ei saa maksimumi võtta. Tarkvara 500. Android on just selle operatsioonsüsteemi baasil üles ehitatud. Mis on Debian? Kahjuks vale. Õpilased? Kas oskad täpsustada? Mis on Linux kernel? Õpetajad? Jäi. Õpilased. Tarkvara 400. Tarkvara 400. Programmeerimises modifitseerija, mis võimaldab laiendada või muuta abstrakt- või virtuaalsisendfunktsioone, meetodid, omadusi ja evente. Õpetajad? Ma nägin seda definitsiooni viimati 25 aastat tagasi. Mis on override? Palun. Jälle meie kord. Võtame siis seekord meedia 400. Meedia 400. Eesti ja Gruusia koostöös valminud mängufilm. Mis on apelsinid? Mandariinid. Just, mis on mandariinid, õige vastus. Õpilased, palun. Tarkvara 300. Kõige ebastabiilsem ning mitmete tarkvarasiseste riketega operatsioonisüsteem avalikustatud Microsofti poolt. Mis on Windows 98? Kahjuks ei ole õige vastus. Mis on Windows Millennium Edition ehk ME? Vastus õige. Palun. Võtame jälle meedia 300. Tasuta ning avatud lähtekoodiga fototöötlusprogramm, mille ikooniks võib nimetada koera. Mis on Kim? Palun. Meedia 300. Meedia 300 oli just. Kas saaksime palun tabeli ette? Nii. Siis meedia 200. Meedia 200. 1955. aastal oma esimese saatepäeva populaarne Eesti telekanal. Oma esimesest saatepäevast populaarne. Parandan. Vastus õige. Õpetajad. No hea küll, lähme esimesena. Kool 500. See oli Tallinna Polütehnikumi algne nimi. Tallinna Tehnikakool. Kahjuks ei ole õige vastus. Õpilased? Ma just enne vaatasin seda. Ei tule meelde. Ei tule. Õpetajad? Mis on Tallinna Poekaste gümnaasium?
peaaegu arvan, et võime selle õigeks lugeda. Mis on siis Tallinna poeglaste kommertskool? Ja on jõudnud kord õpetajateni vist. Jaa, õpilased. No teeme õpilased. Kool 400. Sellel aadressil asub Tallinna Polütehnikum. Õpetajad. Mis on Pärnu maantee 57? Palun, järgmine küsimus. Võtame Meedia 100, jah. Meedia 100. 1989. avalikustatud Adobe kõige populaarsem tarkvara. Õige vastus. Palun. Kool 300. Kool 300. Kooli vanim siiani õpetajate veriala. Kahjuks ei ole õige vastus. Õpetajad. Mis on elektrik? Kahjuks ei ole õige vastus. Paranda. Mis on insener? Kahjuks ei ole õige vastus. Ka teile teine võimalus. Mis on energeetika? Laual on siis veel 4 valikut. Siis on vist kord jõudnud pilasteni taaskord. Tarkvara 200. Arvutis on selle ülesandeks protsesside juhtimine ja sünkroonimine. See küsimus juba oli. See oli juba tõepoolest, ma ise mõtlen sama. Tarkvara 100. Tarkvara 100. Operatsioonisüsteem, mille peal jooksevad Apple'i arvutid. iOS. Mis on iOS? Kas sa saaksid natuke täpsustada? Jah, õige vastus. Mis on Mac OS? Õpetajad? Kool 200, et neile mitte kahte jätta. Kool 200. Praeguse Tallinna Polütehnikumi õpilasesinduse juhatuse esimees. Erik Tarviste on õige vastus. Ning laual on viimane küsimus. Kool 100. Kool 100. Tallinna Polütehnikumi praegune direktor. Kes on Kalle Sammal? Kalle Sammal on õige vastus. Ning sellega ongi jõudnud meie Kuldvillaku voor. Ja kui heidame oma pilgu ekraanikesele, siis võime näha, et meie võistluse võitjaks on õpilased. Palju õnne õpilastele ning suur aitäh ka õpetajatele meie saates osalemast. Meie kool korraldas juba 7. aastat järjest rahvusvahelist võistlust, mis kannab nime Print Touch. Siinkohal teemegi põgusa tagasivaate selle aastasele võistlusele. Kas selleaastane Print Touchi võistluse formaat erineb kuidagi ka eelmisest aastast või eelmistest aastatest? Ta erineb selle võrra, et sel aastal ei ole meil graafilise disaini võistlust. Et otsustasime see aasta vahele jätta ja teha ainult trükkalitele ja fotograafidele, aga kes teab, järgmine aasta on nad jälle kõik 3, nagu varasematelgi aastatel on olnud, nii et see aasta on sedamoodi, aga võistlus ise trükkalitele, fotograafidele formaat on samaks jäänud nagu varemgi. Mis riikidest tänavu aasta võistlejad pärit on? Tänavu aasta ikkagi naaberriikidest, Lätist, Venemaalt,
ja kuivõrd naaberriik meil Kasahstan on, siis ka sealt. Siis lisaks neile võistlejatele, kes Eestist, Eesti koolides õpivad Ida-Viru kutsehariduskeskuses, Tartu kutsehariduskeskuses ja loomulikult Tallinna Polütehnikumis. On 24 tunni jooksul teha 3 fotost koosnev seeria teatud piirkonnas Tallinnas ja selle piirkonna saate te siis enda võistlusülesande pealt ilusti ära märgituna ja lisaks sellele piirkonnale on teil ka kindel teema ehk siis reegel number 1 püsida teemas ja püsida piirkonnas. Kõigepealt offset trükki ülesanne on teha kahepoolne trükk, värvide densiteet ehk värvide kogus poognal, siis värvide segamine, veeanalüüs, paberi lõikamine, digitrükk, nii et ta on üsna keerukas. Ja kuidas praegu võistlejatel läinud on? Väga hästi, väga töökad, et selles suhtes, et Kasahstani esindaja on praegu töös ja ta on väga tubli. Selles mõttes, et tal on hoopis teised kriteeriumid kodus ja siin ta saab väga hästi hakkama. Me oma järjega jõudnud õpilasesinduse juurde ning minuga on siin stuudios liitunud õpilasesinduse, kui nii võib öelda, siis uus juhatuse esimees, härra Erik Talviste. Tere, Erik! Räägi meile palun, kuidas üleüldse õpilasesindusel läheb? See aasta, nüüd meil on uued liikmed, 7 liiget, ja mina ütleksin, et väga reipad. Kõik liikmed minu arust on täitsa toredad ja ausalt öeldes alguses juba nii reipad töökad ja nii palju ideid tulnud ja lihtsalt väga hästi läheb praegu. Seda on väga hea kuulda. Kui suur oli selle aasta tulemuste alusel siis õpilaste huvi üleüldse õe vastu nagu, et kandideerimise suhtes see mõte? Just. Kuidas öelda, veidikene nappis. Aga ses suhtes, kuidas ma ütlen, valimistel oli tegelikult õpilasi isegi märksa rohkem, kes valisid ses suhtes. Aga kandideerimise pealt ma pean ütlema, et mitmed inimesed olid tegelikult, kui ma olen rääkinud nagu õpilastega, siis nad olid nagu ise endas veidi dilemmas, et kas nad tulevad kandideerimise. Aga isegi, ses suhtes olid inimesed, kes tahtsid tulla, aga nad olid ise endas niisuguse väikses dilemmas. Aga siiski ma ütlen, et see pole nii hirmuäratud, kui see teelt tundub. Kas sul on ka miskid värskeid ideid, kuidas kooliõpilastes äratada seda see on meil üks peamine teema isegi siin juhatuse liikmetega, et sinna me agiilselt töötame just selle poole, et saata see üks asi ongi see, et sotsiaalmeediasse veidi pöörduda selle õega, sest üldjuhul meid ei nähta seal väga. Et selline ei olnud üks niisugune peamine ede. Aga miks ei nähta? Ma ei oska öelda selle kohta. See oli nüüd on meie juhatus, nüüd me oleme värsked ja me teeme midagi. Alright. Aga kas sa oskaksid nimetada tänaseks suurimaid saavutusi, mis õe kord on saatnud? Tänaseks? Ses suhtes, kuna meil on uus juhatus, me väga palju veel pole teha saanud. Tänaseks kindlasti on tehnikatoimkond Rene on filmifestivaliga väga palju toetanud. Ses suhtes, ma ei tea, kas selle võe alla, aga igatahes ta on väga palju sellega tegelenud. Igasugused sellised väiksemad niisugused koolisisemad ja et põhimõtteliselt eelmist juhatus on väga palju töötanud selle peale, et õpilasesindus saaks produktiivsemalt töötada ja ka niisugused mõnusamad, et rohkem ka meid tuleks veidi. Ja põhimõtteliselt ongi sellises suunas proovitud nagu minna. Alright, ning kui me räägime nüüd lähitulevikust, siis mida õpilasesindus on oma päevakorda võtnud, et teha siis koolielu huvitavamaks ja paremaks? Lähitulevikust? Kuna see aasta hakkab lõppema nüüd ja kõige ligem event ongi siis jõulud, aga nagu jõuluvana kingitus, siis tahaks tulla nagu üllatusena. Aga jah, jõuludeks siis on meil plaanis jõulunädal. Et me proovime siis need viimased koosolekud, mis meil on olnud, me proovime siis igale sellele 5 päevale mingisuguse väikse sündmuse sisse jaotada. Et siis oleks veidi seda jõulusärtsakust üles
hoida. kas on juba miskid ideid ka olemas, mis päeval mida? Jaa, väga palju. Meil on, põhimõtteliselt kõik on paigas juba, kuupäev on ka kõik paigas, aga ses suhtes selle meil tuleb nagu nädal enne seda. Okei, ehk siis veel ei taha anda miskid hinte? Hinte ma ei taha. Aga lihtsalt ütlen, me oleme jõulumanega rääkinud. Alright, aga Eerik, aitäh sulle siia stuudiosse tulemast ning nagu juba saate algul mainitud, siis oleme eetris oma 10. otsesaatega ehk siis juubelisaatega. Juubelisaate puhul on meie Mondi meeskond valinud arhiivist välja siis kõigi 9 juba toimunud otsesaate lõbusamad jutuajamised ja paigad ning monteerinud need kokku 1 vingeks klipiks. Nüüd ongi hetk, kus me selle üle vaatame. Nii, milline on aukjuhtivus PN siirdes? See ei ole see küsimus, see on see, mis tuleb taha kontrollidesse. Jaa. Olete valmis kontrollideks? Väga hea. Aga arvan, et sellega on kõik. Ja kui meie saade on läbi. Nii et aitäh vaatamast! Tere, minu nimi on Kevin. Olen Tallinna Polütehnikumi telekommunikatsiooni osakonna esmakursuslane ning olen tänase saate juhiks. Ringiga ta juba tutvub korratitega ja siis saab filmimisel osaleda, kui ta soovib. Selge. Suur aitäh teile ja mis te arvate, kui vaataks ühe video teie tegemistest? Okei. Teeme nii. Mida lennutab meie Philipp? Kas sa palun näitaksid, mida temaga teha suudab? Valime siis mitte soojamuna, näiteks see. Sooja. Tule natuke lähemale, siis see põrand läheb. See on, mul läheb silmamuna. Ka see kategooria läbitud ootab veel ees 3 kategooriat. Järgmises kategooriaks oleks geograafia. Aega 5 sekundit. Vaheklapp tähendab geograafia. Milline maakond laiub Võrtsjärvest Peipsi järveni? TPT sünnipäeva eri alustab. Kas seda ka mäletad, et miks sai tookord just edasisteks õpinguteks valitud Polütehnikum? Mäletan küll ja mul ema tegelikult tegi mulle ultimaatumi. Ütles, et kas keskkool ja finantsilist toetust ei ole või siis kutsekool ja ta toetab mind finantsiliselt. Väga palju valikuid ei olnud, kui aus olla. Aga kas oled oma valikuga rahul, et sai õige lüke tehtud? Kuule, olen küll, sest ma näen, kuidas see on toedanud mind mu eluteel praegu väga palju, nii et kindlalt olen rahul. On olnud niimoodi, et iga natukese aja tagant tekib meile juurde üks uus vinge huviring ning tänavusel õppeaastal juhtuski selline lugu, et tekkis taaskord uus huviring, mis kannab nime TPT teatriklubi ning siinkohal on mul suur hea meel tervitada meie stuudios 2 TPT teatriklubi esindajat. Tervitus! Tere! Esmalt siis õnnitlused uue klubi puhul, et mis oli siis aluseks, et meie koolis luua täiesti uus ring ja mis oli siis teatriklubi? Teatriklubi sai alguse niimoodi, et tegelikult see mõte keerles meil peas minul ja siis minu siis kuidas nüüd öelda, ühesõnaga Kaisal, kellega me koos siis seda teatriklubi läbi viime. Eelmine aasta juba oli peas selline mõte, et võiks miskit meil olla. Ja nüüd me siis tegime selle teoks, et ühel sügispäeval mõtlesime ja vaatasime, kuidas, et millised vajadus meie õpilastel oleks. Et hästi palju on seda, et nad ei julge esineda ja siis me võtsime sellest lähtuvalt, et mis aitaks neid kaasa selles, et nad julgeksid üles astuda. Või siis, et okei, nad julgevad üles astuda, aga kuidas see oleks sorav ja kuulajatele meeldiv. Ja siis see oli üks süka ajend. Ehk siis läbi teatriringi me arendame õpilaste
ja ka iseenda esinemise julgust ja harjutame avalikku esinemist, kuidas esineda, kuidas oleks, milline on õige sõnakasutus ja diktsioon ja see oligi esinemise julgus ja oskus olid sellised märksõnad siis, mis ajendasid. Alright, kuid kui tugev on olnud praeguses hetkeks õpilaste huvi siis teatriklubi vastu? Võib-olla seda võiks vastata Gert. Tood ennast selle filmi maailma, et sa oskad näidata niimoodi, et siis hoitab sul pärast tulevikus ka kaasa niimoodi, et see motiveerib ka mõnda inimesi. Kas sa oskad vastata küsimusele, et kas filmiring ja teatriklubi on omal määral miskil määral nagu rohkem sarnanemas või on nad nagu kaks erinevat asja pigem? Suures mõlemat, et nagu väga nagu iska öelda. Alright, aga kas sa tead meie koolist veel õpilasi, kes praegusel juhul siis teatriklubiga juba liitunud on? Jaa, tutvusi saanud juurde ja Kui suur seltskond teil juba praeguses hetkeks on? Tahtsingi lisada natukene Gerdi jutule, et meil on koos siuke mõnus 12-liikmeline seltskond. Et see on siuke voolavus, et mõni päev rohkem, mõni päev vähem, aga siuke 12 noort on regulaarselt. Okei, ja kui mitu korda nädalas te kohtute? Kohtume üks kord nädalas ja see on kolmapäeviti kell 4. Ja kui kaua te siis koos aega veedate tavaliselt? Tavaliselt tunnikese, et aga on kordi, kui me oleme läinud ajast üle, et see ongi siuke hästi paindlik, et me lubame seda aega üle minna. Alright, ning minu viimane küsimus teile siin täna oleks, et mida huvitavat olete te endale juba kavva võtnud ning millal teid esinemas võib näha? Kavas on meil mitmeid sketše ja siinkohal võingi võib-olla natuke reklaami teha, mis siis ajendab meid endid tegutsema, on see, et meil on plaan teha TPT TV-s oma sketše. Et noored näitlejad siis on osalejad ja koos paneme üldjuhul selle stsenaariumi kokku, kuidas asjad olla võiksid. Ja siis järgmises TPT TV-s vähemalt ühte sketši te võite näha meid. Väga cool. Aitäh teile stuudiosse tulemast ning jääme ootama. Meil on teile teada. TPT filmifestival tuleb taas ning juba 3. korda. Registreerimine on juba alanud ning kestab 1. veebruarini aastal 2018. Teie töid hakkab hindama oma ala professionaalidest koosnev žürii ja galaõhtu toimub 5. aprillil kinos Artis. Kasuta ka sina võimalust näidata oma tööd laiale vaatajaskonnale ning saada see meile. Filmifestivali peaauhinna paneb välja ORL ja ametlikuks meediapartneriks on TV3 Play. Näeme filmifestivalil! Ning niimoodi ongi meie seekordne saade tiksunud oma paratamatusse lõppu. Aitäh teile kõigiga, kes te meiega teisel pool ekraani olite ning suur aitäh ka kõigile, kes meiega siin stuudios täna liitusid. Meie poolt tänaseks kõik, olge muhedad ning kena päeva!